tervist kõikidele ja kas pole mitte ilus puhastus? Kõik tolm ja vana läheb, uus tuleb. Mul on väikest kikker ka. Tänaseks on möödunud rohkem kui aasta tohutut hirmu ja ühiskonna polariseerimist külanud pandeemia algusest. Üks tark mees ütles, hirmuga, mis on juba levima hakanud, on keeruline võidelda, sest see hävitab ratsionaalsuse ja eemaldab inimeste huvi faktide vastu. See periood näitas väga valusalt, kuidas ratsionaalsus kadus ja kui kergelt pööravad põhimõtete ja maailmavaadete pärast omavahel tülli pered, sõbrad, kolleegid ja ka teadlased. See hirm on viinud sinna, kus on väga raske aru saada, mis on tõde. Isegi kui 10 väga respekteeritud teadlast arutlevad koroona teemal ja avaldavad oma arvamust, siis ainult 5 kuulatakse ja 5 arvamused summutatakse või materdatakse väärinfona maha. Ometi tundub kõikide infos olema oma iva. Sellest tulenevalt on väga raske aru saada, mis on tõde. Aga ma kavatsen selle välja uurida. Ma soovin tagasi ratsionaalsust. Ma ei soovi, et mõte pannakse vangi. Ma soovin vabadust valida. Ma ei soovi, et mind lihtsalt sunnitakse alluma. Ma ei tea, mis on tõde, aga ma soovin vabadust kahelda kõiges. Ja ma ei soovi, et minu küsimusi summutatakse või alavääristatakse. Ma ei tea alati, mis on tõde, aga ma tean, et väärt info ei tule alati perfektses pakendis või ainult ametlikest kanalitest. Ma ei tea, kas ma teen alati kõike õigesti, kuid proovin olla avatud ja luban endale ka eksimusi. Samas ma tean, et vabadus, see on midagi õhkõrna. Ma mäletan nõukogude aega ja ma teadvustan endale, kui kiiresti ja kergelt on vabadusi võimalik kaotada. Mis siis, et ma ei tea, aga ma kavatsen välja uurida. Liituge minuga sellel otsingul ja selgitame välja, mis toimub. Teeme seda kõik koos. On aeg hirmust lahti lasta ning eluga edasi minna. Ma tänan teid.